Tere taas siin neljapäeva pärastlõunal Brüsselist Euroopa Parlamendist. Nädal jõuab lõpupoole, on aeg teha kokkuvõtteid. Ma loodan, et jaanuarikuu on olnud teile kõigile meeldiv, kuigi pole olnud küll lund, pole õiget talve. Nii nagu ütles esmaspäeval, kui ma parlamenti jõudsin, üks Taani roheline noorem parlamendiliige, et tegemist on kliimamuutusega, siis ma ütlesin talle, et ma olen täiesti nõus. Tegemist on kliimamuutusega, sest kliima on muutunud enne meid ja muutub ka pärast meid. Ja on muutunud läbi aasta sadade ja tuhandete. Nii et lepime siis selle olukorraga, mis meil praegu on. Loodetavasti veebruaris tuleb natukene lund, et saab minna kelgutama ja suvatama. Parlamenti jõudsin taas esmaspäeva õhtul, toimetasin siin kabinetis, tegin paberitöid. Teisipäeval läks juba asi huvitavamaks, olid komisjoni istungid, oli prantsuse keele tund, olid mõned kohtumised. Prantsuse keeles üritan natukene juba vaikselt hakkama saada siin kohvikus elementaarsete asjade tellimisega. On küll väga võõras keel võrreldes eesti keelega või soome keelega, kuid ei ole hullu, vaikselt hakkab külge jääma. Põhilised päevad loomulikult siin töö mõttes on olnud kolmapäev ja neljapäev ehk eile ja täna, kui oli meil mini-plenaaristung. Ma olen seda ka varem mitmetes videotes maininud, et 4 korda aastas, kord kvartalis toimub plenaar ehk parlamendi istung ka Brüsselis, sest muidu toimub see Strasbourgis kord kuus. Nüüd oli see mini-plenaar just nimelt Brüsselis. Eile oli 2 huvitavamat teemat. Istung algas Auschwitzi koonduslaagri vabastamise aastapäeva tähistamisega või meenutamisega, kuidas saaks õigem öelda. Üle tunni aja kulus sellele, olid siin mõned esinejad, näeti videot, natukene õõvastav või ka kurvastav oli näha, mismoodi selles suures videos, mida siis 751 parlamendiliikmele kuvati suurtelt ekraanidelt parlamendisaalis, oli korduvalt, läbivalt, kuidas Punaarmee vabastas Auschwitzi koonduslaagri. Ma ei ole nüüd väga kindel, et kuidas saab nimetada väga vabastajateks inimesi või armeed või süsteemi, kes on samamoodi tapnud miljoneid või 10 miljoneid inimesi ja seega minu suu küll ei paindu ütlema nende kohta vabastajad. Kuid loomulikult oli meenutamine, oli ka üks Itaalia senaator, väga juba eakas proua, ligi 90-aastane, kes siis oli üks Auschwitzi laagrist pääseja, pidas oma sõnavõtu siin, kuid see selleks. Selline see üle tunni aja mälestusüritus siis välja nägi. Peale seda läks asi juba huvitavamaks. Nimelt kohe juhtub Brexit. Homme õhtul loodetavasti on kõigil juba šampusepudelid külmkapis valmis, et valada pokaalid täis ja tähistada õhtul kell 11 Londoni aja järgi Suurbritannia rahva suurt võitu, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, kuna enamus inimesi on selleks andnud mandaadi referendumil 2016. aastal, 23. juunil, kui on ka meie suur pidupäev juunis ja võidupüha. Ja omakorda andsid selleks väga tugeva mandaadi Briti inimesed detsembrikuus Briti üldvalimistel, kui Briti konservatiivid tegid väga võimsa võidu põhilubadusega viia Brexit ellu. Ja toimus ka siin see debatt, kus me pidime hääletama siis lahkumisleppe üle. Teatavasti lahkumisleppe on kokku lepitud Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel, et toimuks sujuv üleminek. Olid väga emotsionaalsed kõned, siin nuteti, kallistati, lehvitati siin sallidega, kus olid siis nii-öelda Suurbritannia ja Euroopa Liidu lipud kõik koos südametega. Ja see oli väga naljakas ja ka naeruväärne. Pigem sotsialistid ja liberaalid, kes siin halasid, et kuidas on ikka kohutav demokraatia vastane sündmus, kui Suurbritannia lahkub. Ma arvan, pigem nad muretsesid oma kaduva palga ja hüvede pärast, mida nad enam siit Euroopa Parlamendist ei saa. Samal ajal Briti konservatiivid ja Brexiti partei liikmed olid väga rõõmsad. Õhtul toimusid väga pikalt ka siin pidustused ja väljasistumised. Olin ka nendega ühes seltskonnas. Läks väga pikale, kui teile hullu. Ma loodan, et vähemalt selline noor organism kannatab ka vähesema une kenasti ära. Tegin ka oma kõne ja sõnavõtu, kus ma tõin välja, mismoodi kõik need, kes tegid kampaaniat, et Suurbritannia ei lahkuks Euroopa Liidust, valetasid inimestele, et kohe tuleb majanduslik krahh, kaos, süsteemi kokkukukkumine. Nad valetasid, sest alles eelmisel nädalal IMF, Rahvusvaheline Valuutafond, tegi prognoosi, mille kohaselt Suurbritannia majandus kasvab järgmised 2 aastat peale Brexitit kiiremini kui eurotsooni majandus. See tähendab seda, et mitte mingisugust majanduslikku krahhi ei tule
ja hoopis eurotsooni riigid, sealhulgas meie, teeme järelikult midagi väga valesti, et me oleme majanduskasvus aeglasemad kui nüüd lõpuks iseseisvust taastav Suurbritannia. Väga tugev mõttekoht meile kõigile. Loomulikult liberaalid sellega nõus ei ole, et vahet ei ole, mida sa ütled või milliseid argumente välja tood. Liberaalide ja sotsialistide ühistunnus on see, et argumendid ei loe, loevad emotsioonid ja valeliik propaganda. Kuid õnneks lõpuks see Brexit ka juhtub. Minu kõne leitav sotsiaalmeedia kanalitest, Twitterist, minu kodulehelt jaakmadisson.ee, kes pole veel seda näinud, soovitan vaadata. Kui teile see ka kõne meeldis, palun jagage, sest Eesti meedia loomulikult seda ei kajasta, kuigi ma olin ainukene Eesti saadik Euroopa Parlamendis, kes sellel teemal sõna võttis ja läbi sellega avaldas toetust Suurbritanniale, kes on meie väga oluline liitlane ka edaspidi, sest Suurbritannia ei lahku Euroopast, ta lahkub Euroopa Liidust, sest Euroopa on midagi palju enamat kui Euroopa Liit, mis on föderalistide suur unistus kui imperialistlikust liitriigist. Eesti meedia pigem kajastas seda, et mida rääkis Guy Verhofstadt või mõned teised esinejad, näiteks Postimees tegi artikli selle kohta, kuid loomulikult minu sõnavõtud järelikult ei ole piisavalt olulised Eesti meedia jaoks. Siis täna toimusid samuti siin hääletused parlamendi istungil. Oli meil kohtumine teiste Eesti saadikutega, Eesti uue alalise esindajaga Euroopa Liidu juures, Rein Tammsaarega, kes siis valgustas, mis protsessi on toimumas Euroopa Liidus, mis puudutab uut eelarveperioodi aastatel 2021 kuni 2027, mis võib tulla välja Eesti põllumajandustoetustega, mida praegu nüüd täpsemalt sisaldab endas see nii-öelda roheleppe ehk siis Euroopa Liidu suur unistus kliimaneutraalsust aastast 2050, et selline tund aega viljakat kohtumist ja oli päris huvitav tõesti mõtteid vahetada. Ja homme hommikul on välja tulemas pressiteade minu poolt meediale, kus tulevad avalikuks ka uuringu tulemused, kus ma uurisin detsembrikuus Eesti inimeste arvamusest Euroopa Liidu poliitikatele. Väga huvitavad tulemused. Ma võin juba ette ära öelda, et Eesti inimeste enamus ei toeta näiteks ühtset migratsioonipoliitikat, Eesti inimeste enamus ei toeta Euroopa Liidu ühtset rahandus-, välis- ja kaitsepoliitikat ehk ei toeta, et me loovutame ka nendes poliitikavaldkondades suveräänsuse Euroopa Liidu tasandile, sest kõik ülejäänud poliitikavaldkonnad on juba tsentraliseeritud ja seal meil tegelikult iseseisvus totaalselt puudub. Eesti inimeste enamus ei toeta praegust poliitikat, kus me peame küsima Euroopa Komisjoni käest luba, kui meil on vaja erakorraliselt taastada näiteks piirikontroll Eesti-Läti vahel või Eesti-Soome vahel laevaliiklusega. Seega tulemused on väga huvitavad, pressiteade tuleb ka sotsiaalmeedia kampaania ja veebruaris on tulemas ka väikene välikampaania, kus ma üritan siis viia suurema hulga inimesteni neid seisukohti, mida Eesti inimesed jagavad, ehk siis seda skeptilisust Euroopa Liidu tsentraliseerimisele ja föderaliseerimisele, mis on saanud uue hoo sisse uue Euroopa Komisjoni ametisse astumisega. Järgmine ajal tulen taas Brüsselisse esmaspäeva õhtul, teen taas väikese videokokkuvõtte. Kui te olete nõus selle infoga ja olete rahul, et väikene ülevaade on tulemas iga nädal, siis palun jagage seda sõnumit edasi, sest ei ole väga kerge jõuda võimalikult paljude Eesti inimesteni, kui Eesti meedia väga sind ei armasta ja üritab nagu maha varjata, mida siin räägitakse, mis kõnesid peetakse ja mis sõnumeid edastatakse. Seega ma loodan pigem teie abile ja teie innukusele sotsiaalmeedias, et kasutada kõiki meie vahendeid, et jõuda Eesti inimesteni meie sõnumiga, mis minu arvates on ainult õige ja hea. Ilusat nädalavahetust teile, head tähistamist homme Brexiti puhul ja soovime õnne koos brittidele. Taas kohtumiseni!